No jallo, shallow, Piret Faieferi taas kord siit Costa Ricast, igavesest suvest. Teil nüüd hakkab ka seal vaikselt suvi tulema, eks ole. Nii, ma ütlen meile kõigile siit esimese emotsionaalse kommi kõigepealt. Võtame selle. Tiilsvaani. Mida see, kes ennast armastab, teeks? See on see hea küsimus, mida küsida iga kord, kui on vaja mis iganes otsus teha. Mida see, kes ennast armastab, teeks? Ma ei tea, kus see on kuulda, aga mul siin keegi, ma olen mäe otsas, eks ole, siis orus siin keegi mees on, ma ei tea, kas ta on purjus või mis, aga jubedalt karjub siin. Nüüd ta vist hakkab vaikselt siin maha rahunema nagu väga vihaselt karjub, ma ei tea, ma loodan, et kõik on nagu keegi ei kannata selle pärast. Et jah, ehk ta nüüd rahuneb maha, see oleks päris hirmus, kui ta mul meditatsiooni ajal sedasi teeks. Siis ma ei saakski meditatsiooni teha, vist ma arvan. Aga jah, täna räägime siis sellisest väga lihtsast, aga võimsast eneseabimeetodist, mis on tulnud minu reaalsusesse siin läbi videote on ju, vaata, on ju, meil on kõigil on meil oma Instagramid ja Facebookid ja YouTube'id, eks ole, ja siis meile siis pakutakse mingeid ideid ja minul iga kord, mina ei saa kunagi mingeid, enam ammu ei saa mingit sükest sisu, mis teeks mind vihaseks. Ma saan alati selliseid eneseabi, nagu selliseid tervendavaid asju ja EFT, ehk siis eesti keeles emotsionaalse vabaduse tehnika, ehk siis selline koputamistehnika, see on tulnud ja siis ma mõtlesin, et sellest ma teengi täna. Et see on tegelikult, jah, mul tunne, et peaks hakkama seda rohkem kasutama, et ma isegi mõtlesin, et teeks, ma ise siin üks päev tegin, vaata ma Külluse töötoas, tegin video ka selle kohta see lause, et ma olen nii tänulik ja nii õnnelik nüüd, kui raha tuleb jätkuvalt minuni üha suuremates kogustes läbi mitmete allikate, et seda saaks näiteks, ma tegin ise üks päev, ma seisin päikese käes ja siis ma tegin, koputasin neid punkte ja ütlesin seda lauset. Aga siis täna ma räägin selle kohta, et mis see siis on ja miks ta nii hea on. Nii siis. Ta põhineb, EFT põhineb samadel energiaradadel ehk meridiaanidel, mida on tuhandeid aastat kasutatud Hiina traditsioonilises meditsiinis ja akupunktuuris. Akupunktuuris stimuleeritakse neid punkte väikeste nõeltega, nagu me teame. EFT-s kasutame selle asemel oma sõrmeotsi. Ehk siis need samad punktid, meridiaanide otsad nii öelda, aga me koputame neid sõrmeotstega. Nii et me koputame õrnalt kindlatele punktidele näol ja kehal, et aidata energial vabamalt voolata ja närvisüsteemil rahuneda. Et see meetod ühendab iidse teadmise keha energiasüsteemist ja kaasaegse arusaamise sellest, kuidas meie emotsioonid mõjutavad närvisüsteemi. Nüüd, kõigepealt oli Roger Callahan, kes töötas välja meetodi nimega Thought Field Therapy, TFT, 1980. aastatel ja tema oli esimene, kes ühendas siis emotsionaalse probleemi teadvustamise, kindlate akupunktide koputamise ja tähelepanu sellele, kuidas see vähendab emotsionaalse stressi. Aga nüüd Gary Gregg õppis Callahani käe all ja märkas, et sageli saavutati häid tulemusi ka siis, kui punkte koputati teistsuguses järjekorras või kui täpne diagnoos ei olnud vajalik. Ja siis ma mõtlesingi, mis siis nende vahe on, et nagu tundub, et Callahan tegelikult mõtleski välja selle, et nagu miks siis talle kreditit ei anda selle eest. Et mis siis vahe on, ehk siis see Thought Field Therapy, TFT, kasutab erinevate probleemide jaoks erinevaid punktijärjestusi. Et ei ole alati üks järjestu või nagu siis on oluline, kuidas nagu koputada. Ja praktik määrab sageli konkreetse algoritmi, ehk siis sul on vaja seda inimest, kes sind aitab ja võib sisaldada lihastestimist, muscle testing, mis andis mulle nüüd idee teha üks järgmine pühapäevapühitsus, ma ei tea, kas järgmine, aga pühapäevapühitsuse idee muscle testingust ehk lihastestimises. Kui nüüd sina tead lihastestimise kohta midagi ja oled seda juba kasutanud, siis kas sa oleksid nõus näiteks tulema minuga siia videosse ja rääkima oma kogemusest, siis kui me seda teemat arutame, et saada mulle lihtsalt personaalne sõnum ja
ja räägime sellest. Või kui sa vaatad YouTube'i, siis kirjuta mulle kommentaar. Niisiis. Et see on siis DFT ja EFT, Emotional Freedom Technique, see on see, millest me täna räägime, kasutab kõigi probleemide puhul ühte põhilist punktide järjestust, mis tähendab, et on lihtsam õppida ja iseseisvalt kasutada ja ei nõua keerulist diagnoosi. Nii et kõik võivad teha. Nüüd et mis me siis... Okei, mul on siin 2 varianti. Ma räägin selle varianti, mis ma leidsin ühes videos, kus ta nagu üks naine räägib rohkem teaduslikumalt sellest, et mis siis toimub meie kehas, kui me seda teeme. Aitäh südamete eest. Ja nagu ikka, kui sa tuled vaatama, küsi oma number. Mul on nüüd, ma ütlen kohe mitu numbrit mul on. Minu meelest ma panin siia mõne juurde. 68 numbrit. 68 numbrit on mul nüüd. Niisiis, ma ei leidnud tema nime, aga see oli Mindvalley video. Kui me koputame, avame ajus teatud ühendusteed ja samal ajal stimuleerime keha energiapunkte. Ajus toimuvad muutused sünapside tasandil. Sünapsid ehk närvirakkude vahelised ühendused on justko omavahel kokku seotud valkudes koosnevate sidemetega, eks ole. Nüüd, kui me täppingut või koputamist teeme, hakkavad need vanu mustreid koos hoidvad sidemed nõrgenema ja lagunema. Kui see struktuur avaneb, tekib võimalus luua uusi närviühendusi. Ja see tähendab, et sa saad oma aju uuesti ümber häälestada, ehk siis ümber programmeerida. Sa saad tugevdada neid uskumusi, mille kohta sa sisimas tead, et need peegeldavad sinu tõde. Ja sa saad luua uue sisemise programmi, mis toetab sind, sinu tervenemist ja sinu kõige sügavamat potentsiaali. Et sellepärast mul nagu olen ka mõelnud, et miks ma seda ei ole rohkem teinud või miks ma seda enne ei ole leidnud. Et väga äge, hakkame tegema. Nii, tšau Birgit ja Anne, 50, mõlemad küsisite ühte ja sama numbrit. On nii või 55 mõlemal? Hästi tehtud. Ma pean vist prillid võtma igaks juhuks. On ju 50 või on 56? Ei ole 55, mõlemal on 55. See number peab kindlasti tulema ja see on minult. Kas sul on ruumi õnne jaoks? No kui see on topelt küsitud, siis peab kohe, et kindlasti peab mõtlema selle peale, kas meil on ruumi õnne jaoks. Ai, kui mõnus, on ju palju ruumi on õnne jaoks. Õnne jaoks peab alati ruumi olema. Mul siin turu peal kutsuvad inimesed mind Joy'ks. Joy on ju rõõm, kuna ma müün neid jooke, millel on Joy, Golden Joy. Ja ma olin ise ka hästi joyful alati. Nii, ja nüüd me lähemegi konkreetsete punktide juurde ja mida nad siis tähendavad. Ehk siis esimene punkt, millega alati tavaliselt täppinguga või koputamisega alustatakse, on käe välisserv. Ja seda nimetatakse karate punktiks, sest karatees on ju kasutatakse seda osa, et lüüa näiteks neid planke kotki asju. Nii, et siis see punkt asub peopesa kõrvalisel serval väikese sõrme all. Seda punkti kasutatakse, tšau Sirje, näen 11, väga äge. Seda punkti kasutatakse tavaliselt koputamise alustamiseks, nagu ma ütlesin, see on enese aktsepteerimise punkt, ehk siis tavaliselt alustatakse kuigi mul on see, on ju, et siis alustame sellega, et me nagu registreerime selle hirmu või ebamugavuse, mis meie kehas on või stressi. Kuigi mul on see stress, siis ma täielikult aktsepteerin ja armastan iseennast. Ja öeldakse siis, et 4-7 korda siis koputada, et see on nagu siis nagu süke nagu standard aeg või standard kordused. On jah, sama number, aitäh Birgit. Ja nüüd, mida see siis teeb, see aitab vabastada sisemist vastupanu, kui me koputame seda. Teeme seda praegu siis kõik koos. Koputame seda nii kuni ma sellest räägin. See aitab lahti lasta uskumustest, nagu ma ei ole piisav, ma ei vääri armastust, ma ei saa muutuda, midagi ei aita. Ja see punkt aitab avada südame iseenda vastu. Südame iseenda vastu. Nagu et me ei pöörduks iseenda vastu. See aitab aksepteerida ennast täpselt sellisena, nagu sa praegu oled. Ja see punkt tuletab meelde, ma ei pea olema täiuslik, et olla armastust väärt.
Kui hea. Nii, number 2, kulmupunkt. See on siis kulmu sisemine algus, kus kulmud algavad. Võid teha ühe näpuga, võid teha keskele, võid teha kahe, või ütleme siis 2 näppu ühel käel. See punkt asub kulmu alguses nina kõrval, see on seotud põie meridiaaniga ja kulmupunkt aitab vabastada šokki, traumat ja sügavat kurbust. See aitab vabastada emotsioone, mida oled võib-olla väga kaua endas kandnud. See punkt aitab, kui tunned emotsionaalset valu, leina, hingehaavu, sisemist pingetega. Iga asja juures võid seda kasutada. Kulmupunkt aitab kehal töödelda vanu kogemusi, mis on jäänud närvisüsteemi kinni. Number 3, silma kõrval silma välisnurk. Ehk siis töötab mitte meele kohal, vaid siis silma kõrval. Et silma kõrval oimu piirkonnas, see on seotud sapi põie meridiaaniga ja aitab vabastada viha, frustratsiooni ja kibestumist. Aitab lahti lasta alla surutud emotsioonidest ja see punkt aitab, kui tunned ärritust, paha meelt, pettumust või viha. Jah, et kui sa tunned, kui sa jääb meelde, et see on ärritus ja viha ja paha meel, siis võid ka lihtsalt teha seda punkti. Alustada kõigepealt alati sellega ja siis lihtsalt koputada seda ja lubada endal lahustada see paha meel. Et see aitab taastada ka selgust ja emotsionaalset voolavust, mis on väga-väga oluline. Nii, vahepeal mõtlen ühe kommi, mõtlen Annele kommi ära siit, number 11 oli Anne, eks ole? Või Anne küsis, kõigile sõnad võivad hävitada, aga ka tervendada. Number 4, silma all. See punkt asub otse pupilli all põsesarnal siin. See on seotud mao meridiaaniga. Silma all olev punkt aitab vabastada hirmu, ärevust ja muret. See on üks kõige olulisemaid punkte närvisüsteemi rahustamiseks. Aitab, kui tunned paanikat, rahutust, ebakindlust, kontrolli kaotamise hirmu. Ja see punkt saadab kehale tugeva sõnumi. Sa oled turvaline, sul on turvaline. Nii hea. Number 5, nina all. Siia 2 käega ei mahu seda väga tegema. Võib isegi mahub. Nina all, see asub siis nina ja ülahuule vahel. See on seotud keskmise energiakanaliga. Siis ühe põhilise energiakanaliga. Nina all olev punkt aitab vabastada häbi, süütunnet ja jõuetust. Ma ei saa vist samal ajal mikrofoni võtta, kui ma hoian käed suu ees. Niimoodi. See aitab lahti lasta tunnetest, et sa ei ole piisav või et sinuga on midagi valesti. See punkt aitab taastada sisemise väärikuse. See tuletab meelde, ma olen väärtuslik just sellisena, nagu ma olen. Ma olen väärtuslik just sellisena, nagu ma olen. Kui hea. Nii, number 6 on siis, me räägime siis 9 põhilisest meridiaani punktist, millega siis EFT tavaliselt töötab. Lõuapunkt, alahuule ja lõua vahel. See punkt asub alahuule all lohus. See on seotud keskse energiakanaliga. Lõuapunkt aitab vabastada segadust, kahtlusi ja sisemist ebakindlust. See aitab, kui tunned eneses kahtlemist, hämmingut, otsustusvõimetust ja tunned, et oled ummikus. See on väga hea, kui me seda teame. Ja see punkt toetab selgust ja usaldust. Kui hea. Nii, number 7, rangluu punkt. See asub rangluu all, ehk siis kus on meie need collarbones, rangluu. Ja see on seotud neeru meridiaaniga. Rangluu punkt aitab vabastada sügavat stressi ja emotsionaalset ülekoormust. See aitab, kui tunned energiapuudust, läbipõlemist, hirmu ja tunne, et elu on liiga raske. See punkt aitab taastada elujõu. Kui hea. Aitab taastada elujõu. See toob tagasi sisemise stabiilsuse ja jõu. Seda mul on praegu vaja. Mul oli eile tegelikult oli puhkepäev, aga jõle palju tegemist oli eile. Nii et ma olen täna suhteliselt väsinud, nii et koputame hästi palju seda, kui meil on vaja elujõudu ja jõudu taastada. Nii. Number 8, kaenla all. See on siis umbes see, kus nagu rinnahoidja algab.
see siit. See on seotud põrna meridiaaniga. Jah, see asub umbes 10 sentimeetrit kaenla alt allpool, nii et siin kuskil. Põrna meridiaaniga seotud kaenla-alune punkt aitab vabastada muret, ülemõtlemist ja emotsionaalset koormat. See aitab, kui tunned pidevat muretsemist, kinnijäämist mõtetesse, emotsionaalset raskust. Ja see punkt aitab tuua kergust ja usaldust elu vastu. Ja ongi viimane, kõige viimane, kui esimene video, mille kohta ma vaatasin, ütles, et nüüd me oleme nagu ahvid, ehk siis see on täpselt pealael. Punkt asub kõige kõrgemas kohas, siis sinu keskes. Ma nägin ühte videot selle kohta, kus keegi rastamees võttis siit juuksed ja tikutas seda ja see nagu tegelikult aitas ühel naisel nagu emotsioone vabastada. Ma tegelikult olen ise avastanud, et kui ma venitan, ma panen nagu pea alla ja siis hakkasin juukseid niimoodi salkude kaupa tõmbama, et see nagu aitab teatud punkte masseerida, et see on väga huvitav. Nii siis pealagi ühendab kogu energiasüsteemi. See aitab tasakaalustada kõiki meridiaane korraga. Pealagi aitab vabastada vaimset segadust, ülekoormust, energiablokke ja eraldatuse tunnet. See punkt aitab taastada ühenduse iseenda elu ja kõrgema teadvusega. See toob selgust, rahu ja terviklikkust. Mina juba tunnen täitsa. Juba lihtsalt selle esimese koputamise. Ja siis soovitatakse niimoodi, et sa nagu kutsud esile siis mingi probleemi või stressi või mis iganes sul siis on, eks ole, ja teed 2 korda läbi nagu kogu selle ringi ja siis nagu vaatad, et kus sa nüüd oled, et kuidas nüüd tunne on, et kas nüüd on parem. Ja nüüd ma teen meile siia, ma liitsin jälle ühe video, ma ise veel nii hästi ei oska, et kuidas reguleerida oma närvisüsteemi raha suhtes, sest see on meil alati see üks nendest kõige olulisematest asjadest. Minul ikka tuleb ikka veel üles seda väga palju iga kord, kui on jälle pool kuud on möödas ja ikka veel üüriraha koos ei ole, siis mul tuleb see raha hirm. Ja nüüd täna me siis teemegi seda reguleeri oma närvisüsteemi raha suhtes. Nii, me alustame siis kulmude juurest, mäletate. Kui sa tahad, siis tule tee koos minuga. Ei, vabandust, me alustame siit. Mu keha teab, kuidas lõdvestada. Ja võtta siis, nimeta siis oma see, mis sul siis on ka. Mul on praegu hirm raha suhtes. Ja kuigi mul on see hirm raha suhtes, siis ma aktsepteerin ja armastan ennast täielikult praegu siin selles olemises. Mu keha teab, kuidas lõdvestuda. Mul on turvaline vanadest mustritest lahti lasta. Mul on turvaline vanadest mustritest lahti lasta. Mul on turvaline vastu võtta. Mul on turvaline vastu võtta. Ma vabastan kogu pinge, mida olen endas hoidnud. Ma vabastan kogu pinge, mida olen endas hoidnud. Mul on lubatud tunda rahu juba praegu. Mul on lubatud tunda rahu juba praegu. Mul on turvaline võtta vastu rohkem küllust. Mul on turvaline võtta vastu rohkem küllust. Mul on turvaline olla just sellises rahalises rikkuses, nagu ma soovin. Tema pani siin multimiljonär, aga ma arvan, et lihtsam on närvisüsteemile, kui me ütleme. Mul on turvaline olla sellises rahalises seisundis, nagu ma soovin. Mul on turvaline vabastada oma hirmud. Mul on turvaline vabastada oma hirmud. Aitäh. Ma usaldan iseennast. Ma usaldan iseennast. Ma usaldan oma keha. Ma usaldan seda protsessi. Aitäh.
ma usaldan iseennast. Ma usaldan iseennast. Ma usaldan oma keha. Ma usaldan oma keha. Ma usaldan seda protsessi. Ma usaldan seda protsessi. Aitäh. Ma usaldan seda protsessi. Minul on küll täitsa teistsugune tunne. Niisiis, mis on EFT? EFT õpetab meile, et tervenemine ei pea olema keeruline. Mõnikord piisab sellest, et tunnistada ausalt oma tundeid, puudutad ennast õrnusega, hingad sügavalt ja lubad energial taas voolata. Iga koputus ütleb sinu kehale, ma kuulen sind, ma aktsepteerin sind. Sa oled turvaline, sul on turvaline, on aeg lahti lasta. Nii et kui miski sinus on olnud pikka aega pinges, siis võib tervenemine alata ühe sõrme puudutusega. Väga äge on ju. Sinu keha teab, kuidas taastuda. Sinu närvisüsteem teab, kuidas rahuneda. Sinu energia teab, kuidas taas voolama hakata. Kõik, mida sa pead tegema, on anda endale luba terveneda. Aitäh, et oled siin. Soovin sulle rahulikku, tervendavat ja armastust täist pühapäeva. Ja nüüd me läheme energiajoondusesse. Nii, leiame mugav asend. Kuskil, kus on sul mõnus rahulik omaette olemine. Kus keegi sind ei sega. Kus sa saad pühendada aega iseendale ja võid teha ka neid neid koputamispunkte veel mõnda aega, kui tahad. Või lihtsalt olla. Tunne, kuidas su keha võib-olla juba ongi palju mõnusam ja pehmem. Ja lõdvestume veel rohkem. Kujutame ette, kuidas me ajame oma energeetilised juured maa südamesse. Emamaa armastuse keskusesse, armastavasse südamesse. Ja ta võtab need juured armastusega vastu. Ta tahab meid vastu võtta. Ta tahab meile oma armastust anda. Aitäh, emamaa. Ja tunneme, kuidas see armastus jõuab läbi meie juurte emamaa südamest meie südametesse. Aitäh. Ja tunneme seda, kuidas meie kehad tahavad meid usaldada. Ja kuidas meie kehad tahavad terveneda. Ja võtame vastu teadlikkuse, et meie närvisüsteem teab, kuidas rahuneda. Ja me võime teda aidata teatud tehnikatega. Ja võtame vastu teadlikkuse, et meie oleme vastutavad enda teadlikkuse eest, enda tervenemise eest, enda avatuse eest. Sest kui me ennast sulgeme, siis me ei saa vastu võtta. Ja me võime lasta mustritel, mis meid ei teeni.
võime neil lasta minna, eriti kui nad tegelikult meile ei olegi kunagi kuulunud. Aitäh, 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 aitäh. Oleme siin täielikus lubamises iseendaga. Kõigega, mis me oleme, kes me oleme. Kõigega, mida me tunneme. Oleme iseendaga lubamises. Oleme teadlikud, et me oleme väärt õnnelikkust, armastust, teadlikkust. Ja mida iganes me soovime ja vajame, me võime selle vastu võtta. Aitäh, 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 aitäh. Aitäh, 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 aitäh. Ma olen nii tänulik, et ma saan alati kõike, mida ma tegelikult soovin ja tegelikult vajan. Vahel see võib ilmneda nii, nagu ma ei oska seda oodata. Aga hiljem, tagantjärgi ma saan aru, milleks see oli vajalik. Ma olen tänulik kõikide kogemuste eest oma elus. Ma olen tänulik kõikide ühenduste eest oma elus. Ma olen tänulik kõikide õppetundide eest oma elus. Ja ma olen tänulik kõikide imede eest oma elus. Ma olen tänulik kõikide kingituste eest oma elus. Ja ma olen avatud rohkematele kingitustele, ühendustele, armastusele, teadlikkusele. Ma olen tänulik rahule, ja ka seiklustele. Ma olen tänulik, et ma saan siin elada selles reaalsuses seda elu. Ma tean, et ma ise valisin selle. Ja vahel ma unustan, et ma selle valisin. Ja ma tunnen, et ma ei tea, mida ma siin teen. Aga minu kõrgem mina teab. Aitäh, minu kõrgem mina, et sa alati juhid mind. Ma luban endal liikuda selles suunas, kuhu sa mind juhendad. Ja ma annan endale andeks, et vahel ma olen teatavatel põhjustel vastu punninud või vastupidi läinud. Sest ma olen ikka arvanud, et tuleb teha rasket tööd
selle asemel, et minna kergemat teed. Aga nüüd ma luban endal valida kergust, rõõmu, voolamist. Ja ma luban endal vastu võtta, mida olen soovinud. Ja ma luban endal olla, kes ma olen. Aitäh, 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 aitäh. Ja mida see veel loob? Ja mis nüüd veel võimalik on? Ja kuidas saab veel paremaks minna? Aitäh, 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 aitäh. Ma olen nii tänulik. Aitäh.